ringi, vaatan, et kõik kohad on õudselt valged. Ja siis tulen siia saali, vaatan, et see lava on õudselt pime. Ma ei ole harjunud nii pimeda lavaga, et kas see on nüüd sellepärast, et siin on enamus inimesi on vanemaealised, et siis need kortsud ei paista äkki välja või? Nii, aga ma tegin nüüd niimoodi, et ma räägin teile mõned anekdoodid ja siis tuli mul pühade puhul selline kuritahtlik mõte, et teeks Eesti praeguse momendi elu kohta ühed vemmalvärsid ja ma loodan, et peale seda meil siin käis käed raudus ära liidunud. Nii. Aga kõigepealt siis hakkame anekdootidega peale, et praegu on raske elu, aga mõned saavad hakkama, eriti hästi saavad hakkama mõned teised rahvused. Et Tšutši käest küsitakse, et kuule, kuidas sa seal paksus ja koledas ja pimedas taigas hakkama saad? Õudselt külm on ja lähim pood on 300 kilomeetri kaugusel, lähim inimene 100 kilomeetri kaugusel. Tšutši ütleb, et väga hästi saan hakkama. Mul on kõik kohad peal olemas. No näiteks, võtan püssi õlale, lähen taivasse, vaatan, põder, kõmm, põdraliha, maru hea, soolikates saan nööri teha, nahkadest riided, teinekord jälle. Lähen taivasse, püss õlal, vaatan, karu, kõmm, karuliha veel parem, rõivad veel soojemad. Kolmas kord jälle lähen taigasse, püss üle õla, vaatan, geoloog, kõmm, terveks talveks jälle tuletikud olemas. Ühel 50-aastasel kaunil proual on juubel, kutsutakse külalised kokku, paetakse laud ja siis tõuseb lauast tema mees, et pidada pidulik juubelikõne. Minu kallis, palavalt armastatud naine. Ma mäletan väga hästi, kui sa olid 20-aastane. Sa olid nagu kastene roos varasel hommikutunnil ja mõelda vaid. Mina olin see mees, kes murdis su esimesena. Kui sa olid 30-aastane, sa olid tõesti nagu kiiser šampanja ja mõelda vaid. Mina üksi jõin sinust. Kui sa olid 40-aastane, olid sa nagu värske pehme ahjusoe sain ja mõelda vaid, mina üksi hammustasin sinust. Aga nüüd sa oled 50-aastane, oled sa nagu Eesti rahvustoit. Hakukapsasupp. Proua saab maru vihaseks, tõuseb üles ja peab oma armastatud mehele vastu kõne. Kallis mees, kui ma olin 20-aastane, ma olin tõesti nagu kastane roos varase hommikutunnil. Aga mitte sina ei murdnud mind esimesena. Kui ma olin 30-aastane, ma olin tõesti nagu kihisev šampanja. Aga mitte üksi sina ei olnud minust. Kui ma olin 40-aastane, ma olin tõesti nagu pehme ahjusoe sai. Aga mitte sina üksi ei hammustanud minust. Aga nüüd, mil ma olen 50-aastane ja sa ütled nagu Eesti rahvustoit, hakukapsasupp, vaat nüüd vanamees lööbi üksinda.
kenal vanapaaril on kuldpulmad. Elu on olnud väga ilus ja vanahärra otsustab, et ta teeb oma prouale erilise kingituse. Ta läheb linna serva, kus harjutavad vigurlendurid ja räägib vigurlendurile asja ära, et teeks ühe vapustava kuldpulma sõidu. Lendur ütleb, et vaata, kullamees, selline sõit on väga kallis, sest see on ikkagi vigurlennusõit. Aga kuna ma harjutan täna oma uusi kõige õudsamaid trikke, siis te võite saada selle sõidu tasuta. Aga ainult ühel tingimusel. Kui selle aja jooksul, kui mina neid trikke teen, ei kosta minu selja tagasi mitte ühtegi piiksu. Vanapaar ronib lenduri selja taha, lennuk tõuseb õhku, üks surmasõlm, teine surmasõlm, kolmas on kobra ja maandub. Lendur on väga ülestunud, küsib papi käest, et tead, ma ei kuulnud mitte ühte piiksu selja taga. Sa saad selle sõidu tasuta küll, aga ütle nüüd, kas mitte ühtegi momenti ei olnud, kus sa oleks tahtnud kas kõik korrakski iitsatada. Papis juba kukalt ütleb, et teagi nüüd täpselt, üks moment nagu oleks olnud. See oli siis, kui mu vanamõr lennukist välja kokkus. Aga ma mõtlesin, et mis see minu isa siin ikka enam aitab. Mustanahaline mees roomab kõrbes, päike lõõmab, vett ei ole. Viimases hädas hakkab paluma armas Jumal. Tule mulle appi, tee niimoodi. Et ka mina oleksin valge ja et mul oleks kogu aeg vett. Ja naisterahva tagumikku tahaks ka ikka tihedamini katsuda. Ja enne imet Jumal ilmub ja täidab ta soovi. Temast saab valge WC-kott. Noormees küsib tehisaru käest nõu. Ütle, kes sobib mulle naiseks? Minu tingimused on lühikest kasvu, kindlasti brünett, oskab hästi ujuda, riietud tagasihoidlikult ja on väga hea iseloomuga. Ja tehisaru vastab, teile sobib emane pingviin. Juku tuleb isa juurde ja küsib, ütle isa, mis pärast on inimesel 5 sõrme. Isa ütleb, et see on väga lihtne. Pöial on selleks, et tunnustust avaldada, öelda, et see on väga hea. Järgmise sõrmega saad kellegi peale osutada, väikse sõrmega saad kõrva puhastada, aga selle kõrval oleva sõrmega, vaat siia pannakse, kui sa naise võtad, sulle laulatussõrmus. Aga keskmine sõrm küsib Juku. Vaata Juku, sa oled veel liiga väike, ma ei saa sulle öelda, aga kui sa saad suureks ja võtad naise, tule minu juurde, ma räägin. Juku kasvab suureks, hakkab naist võtma ja tuleb enne isa juurde isa. Mis pärast on inimesele loodud keskmine sõrm? Ja isa vastab, vaata pojake, täna võtad sa naise. Tuleb õhtu, lähete voodisse ja sinu naine tahab sinuga magada. Järgmisel päeval tahab jälle magada ja kolmandalgi päeval jälle tahab magada ja neljandal päeval tahab magada ja
5. päeval tahab jälle magada ja 6. päeval tahab jälle sinuga magada. Kui õhtu on käes ja vaata pojake, siis kui tuleb 7. päev ja sinu naine tahab õhtul jälle sinuga magada, siis sa ajad oma sõrmed rusikasse, ajad selle keskmise sõrme sirgu ja ütled talle, kas sa naine oled lolliks läinud või? Inglase, sakslase ja venelase käest küsitakse, siis paganama pärast te abiellusite nii õudselt vana naisega. No inglane ütleb, et sellepärast abiellusin mina, et tuli päratult rikas. No prantslane ütleb, et aga mina abiellusin sellepärast, et ta oskab voodis igasuguseid häid trikke. Sina venelane, siis pärast sina nii õudselt vana naisega abiellusid. Aga sellepärast, et minu naine on nii vana, et tema on näinud elusat leenit. Ja veel, koolis on ajalootund. Teemaks on teise maailmasõja lahingud ja alateemaks Stalingradi lahing ehk kuidas vaenlane võttis Stalingradi ära. Õpetaja räägib, vaata kurat, mitte keegi ei kuula, lõpuks käratab. Joko, tõuse ülesse, kes võttis Stalingradi ära? Joko ajab ennast külge ees üles, ütleb, et ei õpetaja, mina ei ole küll võtnud, aga võib-olla see minu pinginaaber, see Siidorov. Õpetaja saab maru vihaseks, tormab klassijuhataja juurde. Teate, räägin mina ajalootunnis, kes võttis Stalingradi ära. Klassijuhataja kuulab, siis katkestab. Issand jumal, mis asja te närveerute? Nad on ju lapsed. No võtsid ära, siis võtsid. Mängivad natuke, annavad tagasi. Õpetaja ei saaks teegi vihasemaks. Jookseb direktori juurde kaebama. Teate, räägin mina ajalootunnis, kes võttis Stalingradi ära. Direktor katkestab. Mitmes klass see on? 7. B. Oi, ei, need kuradid küll tagasi ei anna. Ja nüüd ühed väiksed emmal värsid. Pealkiri on lihavõtted 2026 ja alapealkiri sõna on vaba. Eesti pangad avaldasid tulevikuplaanid. Digiraha tulekul avame kõik kraanid. Pähklid, rasvased on kotis. Need on riigi aadli rõõmud. Värsket õhku tahate, saate väikse sõõmu. Lihavõtte paast on juba rahval terve aasta. Kõhus päris suur on kolin. Pangalaenu orjast saab nüüd kliima päris oli. Süvariigi ametnikud kügelevad spaas. Neil on täna õppused, kuidas kaitsta kriisis maad. Kiirelt valmistuda tuleb heiteühikute ostuks. Oleme nii kliimatublid, tähtis on, et kvoodikisa Brüsselisse ära postuks. Elering ei ole toru, läbi Eesti ehitaks.
rohevesiniku toru, kus küll leida keset ööd paneelidele päikest. Tahtmine on nõnda suur, aga aru väike. Kallis rahvas, oletegi söönud ennast paksuks. Meil on teile siiski veel mõned väiksed maksud. Just kui varsti oleks jälle meie õuel orjae, mäe pealt juba kostab alla isandate ülbenoeb. Õnneks ordenite sära valgustamas Eestimaa, siis kui kõrge esindaja külastamas kodumaad. Õnneks aastas on ka mitu paduuhket vastuvõttu, kellel veelgi kallim kleit, kellel ilusam on eit. Jätkub hoogsalt euroralli, euroväärtused on kallid, sina mulle, mina sulle, siis ei pane pead me tulle. Kellele lahja ussike, rahvale lahja ussikene. Kellele rasvane tõuguke, kus surigas on viskepidu, igal firmal on oma idu. Kes läheb seekord supikukeks, nõnda vahuralt ja uhkelt, ilusast kõik tehtud saabki, nagu meile käskisid Brüsselis atraabid, kuskil vanad lastelaulud. Kõike seda ette nägid, nõnda lühidalt ja löövalt praegust elu kirjeldasid. Hiir hüppas, kass kargas, vana karu lõi trummi, kirp aknast välja, nahkpüksid jalga. Aitäh! Nüüd ongi viimane esineja. Valdeko kalamees luuletusega Killukesi elust Eestis.